praegu oleme teel Sofia poole ja meil on seal 3 mahalaadimispunkti ja esimesse punkti on maad tõenäoliselt kuskil 36 kilomeetrit ja need 3 mahalaadimist on kõik seal samas linnas, aga see tundub ühe kohana, kui sa seda kaardi pealt vaatad, aga tegelikult on nad linna erinevates otsades, nii et meil tõenäoliselt saame hunniku aega ära kulutada seal linna vahel seigeldes. Iseenesest on põnev, ma ei ole kunagi seal linnas käinud ja vaatamist kõrvalistujana peaks jätkuma sealt igale poole, iseasi kui mugav see juhile on. Me leidsime õige koha ülesse, aga ligi ei pääse, sellepärast et see on vastassuunas ja sellel teel, millel me oleme, ei ole siiamaani leidunud veel ühtegi tagasikeeramise kohta. Ja 2 euro paletti lähme keset linna kuhugi viima, aga mis teha? Saab pool päeva ära. Kui me nüüd uuesti sellest mööda sõidame, siis me jälle mingi 10-15 kilt ei tea kuhu sõitnud tagas saab. Kauboi on siin. Teedlot Jackam 9, räägi Jackas, see tugev pers. Sinna. Nüüd paneme auto paika ja siis jääme ootama, sest kell on alles 7:45 ja nad teevad alles kella 9 ennast lahti. Väga usaldusväärne transporditee. Sihtisime ennast kella 8 ja väikse varuga siia, et paus täis ja saame kell 8 maha. Pärast öeldi, et inimesed tulevad kell 9. Nüüd käisin seal rääkimas, kell on 9 läbi, 5 minutit. Siis öeldi, et ei tea, siis helistati, siis öeldi Estonia ja Krimelte, siis öeldi, et tšekat, võib-olla tund, mis asja. Siis leiti veel mingi tõstukimees, kellel oli peosaia täis ja kohvi, ütles, et istu autos, et aeg on, et eks näeb. Ei ole nii nagu Rumeenias, et koorm tuli, võtame maha, mis siis, et vales kohas, aga ikka võtame maha. No läks seal ka õnneks, saime õige koha peal ka lõpuks, muidu oleks vale koha peal maha võtnud. Aga nüüd siis ootame. Lihtsalt, kui päev on pikk, kella 5, nii nad töötavad aste, sinna on aega küll. Hullult on passimist selle töö juures. Selle aega annaks ju nii palju rohkem asju olla teha, aga kõik ei ole näe iseendas. Siin on inimesed, kes ei viitsi asju teha ja töökorraldus niisugune ja naasugune ja jõhker, aja kulub. Maja näinud, mis on 26, 4 on ees, seal on tänaval 26 maja. Uurime maailma. Siin ei ole. et lähme edasi. Еще долго похоже не было. Võrreldes eelmise kohaga sai selle koha maruruttu maha. Kuigi terve tänav on maja number 26, et nats oli otsimist, aga ei ole midagi hullu. Nüüd on üks koht siin veel ja siis on... Üks koht terminal veel. Ja Kreeka. Ja Kreeka. Siin eelmises kohas läks 2 tundi, siin läks 20 mintsi. Ja Kreekasse on 800 kilti. Ja Kreekasse on natuke üle 800 kilti. Mõnus, saab sõita ka vahepeal. Aga lähme vaatame paberid ja edasi.
Saksaga Sofias terminalis. Et siis selle riigi viimane koht. Ja siis loodame, et siin läheb kähku ja siis edasi Kreeka poole, kus juba oodatakse siidrit, mis meil peal on tõenäoliselt, sest seal on palav. See võib olla potentsiaalne koht, kus pesta ka saab veits ju. Siin või? Jah. Vot ma ei mäleta, aga ma kohe lähen ja saan teada selle. Et ma ei mäleta, kas siin saab pesta, aga Tallinnas vähemalt TSS saab. Me oleme nüüd kuidagi sujuvalt sattunud kesklinna. Jaa, sest ma usaldasin oma navi, aga alati peate tegema nii, nagu ma ise alguses arvan, see on kõige targem siiani olnud. Ma tulin oma uhke navi järgi, mis veab mul oma veoautoprogrammiga kuhugi Raekoja platsi. Kindlasti pean veel lõbustuspargis kuskil ringi käima. Vasti on kõik keelumärgid ees ja ei saagi kuhugi. Jah, tundub nii. Aga siuksed asjad tuleb ette ka? No ikka tuleb. Ikka tuleb. Ma olen oma veoautoprogrammiga Prantsusmaal kuhugi nii kinni sõitnud, et linnas tõsteti neid, mis tänaval lillepotid on nii teest ära, et ma liikluse saaks. Bussiliiklus ja kõik ootas mu järgi, et päris põnev oli. Aga praegu seda pilti vaadates tundub, et kohe hakkab sama saatus olema. Trammidest ma juba üritan ette sõita siin. Kell on saanud veerand 5 ja see peaks olema meie 6. päev ja me oleme nüüd jõudnud välja Kreeka piiri peale ja Rait juba haimab eos halba ja praegu on asunud valvele siia nagu noor nugis vaatama, mida teistega tehakse ja milleks ennast ette valmistada. Aga loodame, et saame siit ilusasti üle ja siis on Kreekas ja tegelikult on vahepeal selgunud ka meie Kreeka plaan, mis on praeguse seisukohaselt oluliselt sujuvam, kui meil alguses planeeritud oli. Siin on mingid autol peab veel olema vist, ma ei tea, veoauto märk taga veel haagise peale, et sul on veoauto, nagu keegi ei saaks aru, et ma vaatasin, üks just kleebib endale hirmsa hoolega peale neid. Minul neid ei ole ja Euroopa Liidus ma ei tea küll, et kuskil mujal seda nõutakse, aga Kreekas vist kunagi ma olen kuulnud, et mingi jama selle asjaga on. Mul ei ole seda klepsu kuskilt võtta. Joonistada ka nii palju ees. No pane! Ja olemegi Kreekas. Piiriületus oluliselt lihtsam kui kuhugi Turkmenistani minna. Aga siitpoolt olles on maru järjekord ees. Järjekord on tagasi jah, et bulgaarlane tõenäoliselt tekitab seda järjekorda. Et ei tee tööd või kontrollib nii hoolsast, et järjekord on jube. Ja täna on meil kolmapäev, aga ma kujutan ette, mis see võib reede olla, kui kõik rahvas sealt Kreekas kuskilt tuleb. Oot ei tea, ei käi nii tihti siin, aga me saame teada seda mõne päeva pärast, mis siin toimub. Ja midagi päästa ka ei ole, kõik läheb täpselt nii, nagu läheb. Selle sabakleepega kohta ei küsitud midagi? Ei, siin ei küsita, öeldi, et kui politsei kätte saab su ja sul seda ei ole, siis 3 sotti trahvi ole. Ma ei... Noh, jah, eurovärk, aga siin on natuke teised nõud, et Haagisel peab olema veel küljes, et ta on ikkagi Haagisega auto, mingi märk, millest selle vajadusest nagu aru ei saa, aga eks see on paljude asjadega nii, et ega minu muistus sinna nii küüni, eriti mingite seaduste ja teemaksude ja siukeste asjade koha peal. Aga nüüd on siis põhjagaas ja nii kähku kui saab, siis saate ennast. 614 kilti, puhast rõõmu, ainult sõida. Ootan, kui pimedaks läheb, siis politsei ei näe, et meil märki ei ole väga head. Sest ma siin piiri peal Slovaki käest küsisin, see ütles, et 300 € trahvi ja ütles, et siit osta ei ole mitte kuskilt seda. Siis tuleb tuuri panna kuskilt. Ei tea, siiani olen käinud ja mul ei ole sellega probleemi olnud, et ma olen mõned korrad käinud Kreekas, et läheb nüüd ka õhkõnneks, peab minema lihtsalt. No jah, treilerid on ka iga kord erinevad ja ega seda ei saa igal ühele peale osta. Ma ei jõua ja TSV on
1000-ga neid treilereid, et ja kui sa seda vahet käid, siis ei peaks nagu igale treilerile selle märgi veel külge ostma. Tõenäoliselt kõige kavalam nipp oleks muidugi, mida jälle ei teadnud, võiks otsida selle märgi, mis on magnetiga, nii et sa paned ta magnetiga sinna aagise külge, aga siis on jälle see asi, et sa pead siis tõenäoliselt seda öösel valvama või vähemalt ära võtma, et ma ei usu, et ma ainuke olen, kellel seda märki siin ei ole. No nii ongi õhtu käes, kell on 19.56 ja meie aeg sai nipi-napi jälle täis eelmise tee äärsesse parklasse seisma. Kuidagi väga väsitav päev on täna olnud, seda tõenäoliselt sellepärast, et öösel ei saanud eriti magada, sest see parkla, kus me seal Bulgaarias magasime, seal kohalikud 5-eurosed kehahooldustürukud käisid ukse taga öö otsa kraapimas ja käis sellises koguses neid kraapimas, et meil Raidiga tekkis vahepeal tunne, et äkki on hommikus kogu värvi ukse pealt maha kraapinud. Aga iga kord, kui keegi midagi krõbistas või midagi kuskil kolistas, siis oli vaja kohe järgi vaadata, kas äkki keegi imeb bensiini või diislit meie paakidest välja või siis jalutab koormas olevate kaupadega kuhugi metsa poole. Nii et iga natukese aja tagant käisime taskulampidega jälle vaatamas, mis seis on. Ja teine teema on muidugi see, et täna oli see päev, kui minu istumisinstrument siis lõpetas harmoneerumise selle rekkaistmega. Nii et täna pool päeva pole ma suutnud leida siin mitte ühtegi mugavat asendit. Aga mine tea, vaatame, mis homme teab, et nüüd magame kiire öö ära, täpselt nii palju, kui meil puhkuseks vaja on, see on siis 9 tundi ja siis paneme kohe siit jälle leikima, sest me peame kindlasti homme jõudma välja Ateenasse ja paneme seal kauba maha ja vist on jutt see, et me saame sealt esimese kauba peale ka. Kell on 6, 7. päev ja minek. Oleme nüüd 50 minutit sõitnud, kell on 6.50, kohalik 8. Päike paistab silma, nii et vähe ei saa. Olen üks asja karjunud ja see teemaksu värk on ikka päris jube siin, et ei saagi aru, ei saa hoogu üles juba järgmine maksuputka ja maksad ja 14 euri ja 7 euri ja 10 euri ja Ateenasse jõuame siis 500 kiltit seda kiirteed vahepeal katkeb ka ehitavad, et siis ma pakun välja, et mingi sott on läinud kindlasti, kui mitte rohkem. Tagasi tulles sama. Ja tagasi tulles sama, jah, midagi teha ei ole. Ja siin ma kuskil nägin, tegelikult on siin mingid kõrvalteid, mingid jupid, aga praegu ma vaatan, kuskilt nad katkevad nii ära, et ma kujutan ette, et sinna minna midagi avastama, siis vist jäädki sõitma siia. Ja kuskil olid mingid 10 tonni märgid ees ka, nii et ega siin pääsu ka eriti ei ole, et sa lähed ja vingerdad kuskilt kõrvalt. Aga odav see asi ei ole siin. Tahad ratsa rikkaks saada, mul siuke tunne. Keerasime korra kiirtee pealt maha, sest meil on vaja 45-minutine peatust teha ja see sattus sobivasti kokku ühe mingisugune termaalsoojavee auguga, mida Rait eelmisest korrast juba teadis ja nüüd me leidsime üles ka. Et nüüd saab üle mitme päeva jälle natukene pesta või tegelikult nii ei ole ilus öelda minna teiste mingisse spaasse pesema ennast, aga natukene saab liguneda ja mõnus. Igaks juhuks väikse kaamera kaasa, suure äkki keegi rotib ära siit.